Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna räägime Pearsoni korrelatsioonikordajast ehk lineaarsest korrelatsioonikordajast ja see on tegelikult asi, mida on uurimistöödes üsna palju vaja. Ja mida see siis tähendab? See tegelikult tähendab seda, et see mõõdab lineaarset seost kahe arvulise tunnuse vahel. Ma toon teile näite, et näiteks, et kui mind huvitab selline asi, et kui õpilasel on näiteks head hinded, kas ta siis tähendab ka seda, et ta loeb palju raamatuid, et mul on nagu kaks mingit sellist näitajat ja ma võrdlen. Ja selle põhjal siis koostatakse selline hajuvusdiagramm, millest siis tekib selline väärtus ja see hajuvusdiagramm, ma panin siia mõned pildid ka näiteks, et seda võib siis olla, eks ole, näete see lineaarne, see tähendab, et kõik need punktid, mida lähemal on nad joonele, seda tugevam see korrelatsioon on. Nii et näiteks siin on nüüd näha, et see on siis selline positiivne tugev korrelatsioon, see tähendab, kui mul oleks nüüd väärtus, tuleks siis arvutades 0,7, siis ma saaks öelda, et oi, et need, kes loevad raamatuid, nendel on ka hinded väga head. See korrelatsioon võib olla selline keskmine, nii nagu siin on 0,3, näete, need punktid rohkem ajuvad, või siis kui ta on 0, siis mingisugust seost ei ole sellel kahel väärtusel. Ja tegelikult ta võib olla ka negatiivne, näiteks, et mida rohkem loetakse, seda nõrgemad on tulemused. Ja seda siis, need väärtused asuvadki siis tegelikult -1 ja 1 vahel. Ja valem on ka tegelikult nii Excelis, aga meie täna vaatame seda Google Sheetis, on olemas siis eraldi korrelatsioonikordaja valem. See on siis, kutsutakse siis Pearson ja siis tulevad need vahemikud ja see siis tuletan veel kord meelde, et kui ma siis seda arvutama hakkan, siis mul tuleb selleks siis selline mingisugune väärtus välja, ja mille põhjal ma siis otsustan, et kas seos on nõrk, keskmine, tugev ja siis kui on plussmärgiga, siis see on, eks ole, et mõlemad, see, et üks on suur, siis on ka teine väärtus suur ja pöördvõrdeline, et kui üks on suur, siis teine on väike. Aga üks näide, näiteks mul on siis selline olukord, kus ma siis vaatan seost tasemetöö ja esimese trimestri hinnete vahel. Nii et mul on siis poisid ja tüdrukud ja kokku ja ma olen kasutanud siis seda sama valemit, Pearsoni korrelatsioonikordaja valemit ja kui ma siis vaatan neid seoseid, siis ma võiks öelda, et näiteks, et poistel seos puudub. Et see, mis nende tasemetöö hinne oli ja mis nende trimestri hinne oli, seal mingit seost ei ole. Tüdrukutel tuli siis 0,59, mis näitab siis keskmist seost. Ja kui ma võtan poisid-tüdrukud kokku, siis võiks öelda ka, et seos on nõrk. Nii et selle Pearsoni korrelatsioonikordaja puhul on üks selline oht on see, et kui valimisse satub keegi, kes on väga eristub teistest, siis ta võib selle natukene sassi lüüa. Aga üldiselt ma arvan, et uurimistöödes saab päris ilusat analüüsi sellega teha. Nii, ja meie katsetame seda täna Google'i arvutustabeliga ja selleks on mul tegelikult ette valmistatud siis juba üks küsitlus ja selle andis mulle siis Iiris Vühner, ütles, et ma võin seda kasutada ja temal oli siis selline uurimistöö, kus tema uuris, et kuidas õpilased tunnevad siis missugune hoone on pildil ja siis suudavad öelda, mis on selle hoone arhitektuuri stiil. Tal oli veel seal küsimusi rohkem, neid hooneid oli rohkem ja mille järgi inimesed otsustasid ja nii edasi, aga ma tegin siis nende andmete põhjal ühe sellise lihtsustatud tabeli, et teile näidata, kuidas see töötab. Ja siin on siis need küsimused, mis ma siis välja valisin, et ühesõnaga näidati pilti, küsiti, oli valik, kui õpilane ütles Kadrioru loss, siis see oli õige ja stiil oli barokk ja siin on siis nüüd need viis hoonet, mis ma välja valisin. Ja lisaks sellele, et ta uuris siis seda, et kas siis õpilased tundsid ära, siis ta tegelikult võttis ka nüüd sellise asja, et kui palju üldse siis loetakse raamatuid, et lisaks kohustuslikule kirjandusele, et näiteks, et kui õpilane loeb mitu raamatut kuus, ma annan tal näiteks 4 punkti ja kui ei loe, siis annan 0 punkti või siis näiteks, et kui tihti üldse käid kunstinäitustel või kunstimuuseumites ja samamoodi, et kui näiteks mitu korda kuus, ma annan 4 punkti, kui ei käi üldse, siis 0.
Ja lõpus oli veel ka küsimus, et kuidas ise hindad, kui õigesti sa arvasid, et vastasid. Et vot see on ka nagu, et kas õpilane suudab pärast ise ära ennustada, et mis see testi tulemus tuli. Nii et nende andmete põhjal annaks korrelatsiooni ju võtta küll, et näiteks et testi tulemus, kas see sõltub sellest, kui kultuurne on inimene, see tähendab, kui palju ta loeb ja käib näitustel, või näiteks, et kas on seos selle vahel, et kuidas sa ise siis hindad ja kuidas sul tegelikult läks. Nii, aga ma tulen nüüd sellest esitlusest välja ja võtame siis selle töölehe ette, ma näitan siis, ma olen selle juba ära korrastanud andmete mõttes, et siin on siis näha, et seda on teinud G2 ja G3 ja klassid on olnud siis reaalklassid ja keeled ja kultuurid ja siin on siis nüüd küsimuste kaupa seesama, ma ei pannud siia küsimust, ma panin, et oleks lihtsam parandada teil, et õige vastus on siin üleval, Kadrioru loss, barokk, nii Tartu Jaani kirik, gootika ja siis siin lõpus on siis seesama, et kui palju siis loed raamatuid ja kui tihti käid kunstimuuseumis ja siin oli siis hinnang, mis nad siis ise endale andsid. Et see hinnang siis, näete, oli mis skaalal, 10 palli skaalal, eks ole, et 10 läks väga hästi ja 1 läks väga halvasti. Ja enne kui me saame üldse seda korrelatsioonivalemit siia rakendada, on meil vaja tegelikult need sõnad siis muuta arvudeks ja need arvud me anname siis selle järgi, et kui õpilane vastas õigesti, näiteks ütles, et esimese pildi peal on Kadrioru loss, siis me anname talle 1 punkti, aga kui ta vastas valesti, näete, siin ei oska öelda või sagadi mõis, siis me anname talle 0. Ja kuidas seda siis siin teha, ma näitan teile paar korda ette ja siis juba saate ise teha, ma valin välja veeru, kus ma siis tahan seda asendust teha, siis valin siit muuda, leia ja asenda, nii nüüd ma tean, et Kadrioru loss on õige ja selle eest on siis 1 punkt ja näete, mul ongi konkreetne vahemik, praegu ta on siis siin C veerus, nii, ja panen asenda kõik 1-ga, nii, hopp, valmis. Nüüd mul läks siin ülevalt ka muidugi, see läks ka 1, ma võin seda muuta, aga ma võin selle nüüd tagasi kirjutada, et see on ikkagi Kadrioru loss. Ja nüüd ülejäänud, nii, enter. Kui ma näen, et kõike ma siin ei asendanud, siis nüüd võiks kasutada filtreid, et asendada siis need 0-ga, sest siin võib neid vastuse variante olla rohkem ja alati tuleb teha seda, mis on mõistlikum. Nii et ma valin välja esimese rea ja võtame siit kohe siis filtrid, kui ma siit teil näha ei ole, kui teil on suurem ekraan, on teil kohe näha, otsite võt sellist nagu lehtri ikooni, klõpsan selle peal ja nüüd on mul filtrid peal. Ja nüüd, kui ma siis siia lähen selle Kadrioru lossi peale ja nüüd ütlen, et sordi Z-ist A-ni, nagu tagurpidi, siis tulevad sõnad enne, numbrid pärast, nii. Ja vot nüüd selle paneme siis 0-ks. Nii, lähen siit korra ära, nüüd lähen uuesti selle 0 peale ja näete, siia tekib selline väike pallikene. Ja kui ma sellest nüüd lohistan alla, siis need kõik on 0. Nii, teeme 1 veel koos ära ja siis teete juba ise. Nii, valin välja veeru, võtan muuda, leia, asenda, õige vastus on siin, nii, teeme uuesti korra, valisin kogemata vale, nii, uuesti D-veerg, nii, muuda, leia, asenda, kirjutame siia barokk, nii, siia 1, asenda kõik, valmis, nii, siia ma kirjutan enda jaoks barokk tagasi, näete, alati saate siin üleval valemi real hästi lihtsalt kirjutada, nii, ja nüüd siis filtreerime ära, Z-ist A-ni, nii, siia paneme esimese 0, kirjutan ära, tulen korra lahtrist välja, lähen tagasi, vaatan, kas tekib pallike, ja nüüd lohistan hiire vasakut klahvi all, hoides kõikide nende vastuste, näete, kui paljud vastasid valesti. Kuni siia 1-ni, hopp, on asendatud 0-ga. Ja nii siis tehke kõigi nendega, mis puudutavad siis neid õigeid vastuseid, siin te näete, ja nüüd siis, kui palju loete, siin on nüüd asendused antud teil siis selle slaidi peal. Nii et siis on, kui mitu raamatut 6, siis panete 4, kui umbes 1 raamat 6, siis 3. Nii et siin siis on vaja asendamine, teeme 1 jälle näiteks ära, mitu raamatut 6, läheme siia, valin välja, muuda, leia ja asenda, mitu raamatut 6, asendame selle 4-ga. Nii, asenda kõik. Nii, 10 asendust oli, nüüd vaatan uuesti, ma jätan selle slaidi teile ette, umbes 1 raamat 6, ma ei pea seda isegi kinni panema, näete. Nii, umbes 1 raamat 6. 1 raamat 6 asendub 3-ga.
nii, asenda kõik ja niimoodi lähen siis edasi. Nii, aga jätan teile korra siit selle slaidi ette, et te saaksite ära teha ja nüüd tehke palun videosse paus ja asendage kõik need sõnad siis arvudega. Nii, loodan, et teil on tehtud. Nüüd ma lähen siia, minul on juba tehtud. Ja nüüd ma siis näitan, mis nüüd edasi saab. Et nüüd te näete, eks ole, et mul on siin kõik asendatud arvudega. Ja esimene asi, ma tahaksin teada, palju testi eest kokku sai. Lähen siis siia, tahan siia ühe veeru juurde teha, näete selle 5 baroki ette. Lähen siis järgmise peale, parem hiireklõps. Sisesta 1 veer vasakule ja paneme siia siis näiteks kokku, et siia tuleb mul testi hinne siis kokku. Ja mulle meeldib alati veel ära märkida ka, et ma teen selle rea näiteks, teen ka näiteks heleroheline, et siis ta hakkab mul silma. Nii, ja nüüd ma siis pean kasutama summa valemit, võrdusmärk, summ. Nii, nüüd valin, juba ta pakub mulle, valin selle valemi välja ja nüüd lohistan nende ridade peal, mis siis peaks olema selle summa kokku tooma ja vajutan enter. Ja mis on tore, tegelikult ta juba aimab ära ja pakub mulle, et kas sa tahaksid kõik niimoodi ära arvutada. Ma ütlen, mulle sobib, vajutan siin nii. Kui ta nüüd seda ei pakkunud, siis tegelikult ma võin ka võtta siit jälle kinni sellest väiksest pallikesest ja lohistada ja ta kopeerib mul samamoodi valemit. Et võin vahepeal siit kuhugi minna kontrollida, kas see ikkagi on summa C37, L37, võtab õigete ridadeni. Ja teine asi, mida tasuks nüüd teha, on siis näiteks ole see kultuuriteadlikkus. Lähme jälle siia nüüd kuidas selle ette, sisesta 1 veerg vasakule ja paneme siis siia näiteks see kultuur. Nii, kultuur. Valin välja, ma teen selle ka roheliseks. Nii, ja kasutame siin siis ka summa valemit. Summ. Ja nüüd ma valin siis need 2, eks ole. Kui palju luges ja kui tihti käis teatris ja teen jälle automaatse täitmise. Ja see nüüd, kuidas ta nüüd ise ennast hindas, seda siin midagi arvutama ei pea, see on juba näha. Ja selle, ma teen selle ka nüüd rohelise. Ja nüüd siis, kuhu ma tahan siis seda valemit sisestada, ma võin minna siia kõik kogu tabeli alla, näiteks teha siia, või siis ma võin ka siis teha siia kõrvale, ma teen endal siia näiteks veerge juurde veel, sisesta veerg paremale, nii teeme mõned veel. Veerg paremale, kui need veerud ühel hetkel siin on osad on ära kustutatud, siis paremale. Nii. Sisesta veerg paremale. Hopsti olemas. Nii, ja neid ma nüüd ei taha, et need on rohelised. Ja nüüd, mida ma siis uurima hakkan lähtesta? Et ütleme niimoodi, et mind huvitab nüüd see, et kas on siis seos selle testi tulemus ja kultuur. Vaatame, kas selle vahel on seos. Nii. Nüüd läks see lahter läheb mul pikemaks, ma teen natuke topeltklõpsu siin üleval, et läheb siia ja nüüd hakkame sisestama valemit. Nii, võrdub, mäletate, see oli Pearson, oli selle valemi nimi. Nii, Pearson, juba ta pakub, hopp, ja nüüd ta küsib, mis need vahemikud on. Mind siis huvitab see siit, mis puudutab siis seda kokku. Valime selle välja. Nii, ja teine asi, mis mind huvitab, on siis see kultuur. Nüüd ma teen siia väikse selle koma vahele. Nii, ja võtame siis nii, kultuuri. Nii, ja vajutan enter. Nii, nüüd ta tahab mul automaatselt täita, see nüüd ma seda ei taha, aga nüüd ma vaatan siin, et mul millegi pärast puudub siin valem, nii et teeme siia veel selle summa ära. Nii, summa vaikimisi, okei, ja asendame, kui te näete, et kuskil teil valem puudub, millegi pärast ta ei kopeerinud lõpuni välja, siis teeme selle ära. Nii, ja nüüd ma siis näen, et see seos on siis 0,2. Kui ma nüüd võtan oma selle esitluse lahti, siis ma tegelikult näen, et see seos on nõrk. Nii et siin seda seost ei ole, mis puudutaks siis testi tulemus ja kultuur. Aga ma saan ka siin tegelikult teha niimoodi, et ma saan siin vaadata ka selle kaupa näiteks, et äkki on see erinevus nüüd näiteks klassidel keeled ja siis reaalklasside vahel. Nii. Ja siin siis tegelikult ma saan kasutada näiteks neid samu filtreid, et ma panen A-st Z-ini ja nüüd, kui ma näen, et need keeled, kultuur ulatuvad kuni siis reani 56,
nii, siis ma võin seda valemit siit ilusti kopeerida ja nüüd siit asendan nüüd ära, et mitte N3, vaid panen kuni N kuni 56 ja Q puhul ka siis kuni 56 ja vaatame, mis siit tuleb. Ja näete, siin nüüd keeled ja kultuuri puhul näitab seda tulemust juba palju paremini. Ja ma olen siin korrelatsiooni kordajaid veel välja arvutanud. Näete, keeled ja kultuur, reaalsuund, seos testi ja